28. aprillil 2017. aastal mõisteti Haapsalu kohtumajas tapmises süüdi Juri Vorobei. Sel hetkel ei osanud Eesti politsei isegi veel arvata, kelle otsa nad koperdanud olid ja kui suurt rolli mängib see mees Eesti uimastikaubanduses. Paar kuud hiljem varitseb keskkriminaalpolitsei Tallinna Pääsküla rabas. Samal ajal saabub sinna Vjatšeslav Plaškin ja peidab kaitseala tähistava posti juurde kilose paki fentanüüli. Politsei konfiskeerib uimastid ja jääb teisi asjaosalisi ootama. Saabub Vjatšeslav Ivanov, kes avastab, et lubatud kraami lubatud kohas ei ole ja hakkab paaniliselt helistama ja kaevama. Saabub kolmas võtmeisik, Leonid Logatšov, ja järgmisel hetkel on kõigi meeste käed juba raudus. Kuid see on alles algus. Läbiotsimiste käigus leitakse Plaškini kodus trepi alt salaruum, mida kasutati fentanüüli valmistamiseks. Kinnipeetud isikute ütluste põhjal paljastus terve kuritegeliku jõugu hierarhia ja selle tipus oli seesama Juri Vorobei, kes alguses tapmises süüdi mõisteti. Kuna Vorobeil polnud enam kuhugi joosta, avaldas ta politseile oma pensionisamba. Haapsalu linnapiirile kaevatud 4,5 kilogrammi ehk mitu miljonit doosi fentanüüli. Fentanüüli kuninga tabamisega pandi punkt 20-aastasele võitlusele fentanüüliga ja narkosurmade arv Eestis langes järgnevatel aastatel märgatavalt. Aga mitte kauaks. Juba mõned aastad hiljem jõudsime tagasi täpselt samasse kohta, kuhu enne. Miks ei päästnud fentanüüli kuninga tabamine Eestit narkosurmadest? Millised on raskete uimastite tarbimise trendid Eestis ja mida tehakse selleks, et Eesti ei oleks enam narkosurmade poolest Euroopa tipus? Nagu ikka, alustame algusest. Kompott ehk moonivedelik oli esimene Eestis laiemalt levinud tugevatoimeline opiaat. Seda valmistati kodumaistest moonikupardest või vartest ning süstiti. Tollal ei olnud Eestis sellist rahvusvahelist uimastikaubandust, nagu on praegu. Peamiselt lohutati end alkoholiga ja siis 1980. aastate lõpus hakati kodus moonivedelikku keetma. See traditsioon ei ole muidugi tänapäeval kuhugi kadunud. Mooni hooajal keedetakse kompotti nagu vanasti. Ükskord me heiskame ka Pika Harmani torni sinimust-valge lipu. Kui Eesti sai taas vabaks, langes raudne eesriie ja pääsesime maailmaturule. Aga seda kahjuks ka uimastite kontekstis. Esialgu oli Eesti küll pelgalt mugav transiidiriik, sest siit kaudu sai kõike suurematesse Euroopa riikidesse sõidutada. 90ndate Eesti-Vene piir lasi tegelikult kõike läbi. Inimesi, raha ja muidugi ka narkootilisi aineid. Salakaubandus õitses ja õige pea oli Eesti tänavatel heroiin. Ja kuigi heroiin on minu aiu süüvinud kui midagi väga-väga kohutavat, siis tagantjärele vaadates tundub see 90ndate olukord isegi suht okei, sest see, mis edasi tuleb, palju hullem. 2000. aasta juulis keelas Taliban Afganistanis oopiumimooni kasvatamise. Kuidas see siia üldse puutub? Oopiumimoonist saadakse oopium, oopiumist omakorda eraldatakse morfiin, millest seejärel tehakse heroiini. Aga Afganistan tootis tollal 90% maailma ebaseaduslikust heroiinivarust, ehk siis heroiin kadus pea täielikult Euroopa ja sealhulgas ka Eesti tänavatelt. 2002. aastal kirjutab Eesti Ekspress, et Tallinna tänavatel on hakanud levima heroiinist 10 kordi kangem aine, mida tunti esmalt valge hiinlase nime all ja müüdi tavalise heroiini pähe. Valge hiinlane ehk fentanüül on heroiinist puhtam ja seega ka ohtlikum. Selle doseerimine heroiini pähe kahekordistas narkosurmade arvu Eestis. Tere tulemast sünteetiliste opioidide ajastusse. Muide, Eesti on üks esimesi riike maailmas, kus tuli turule fentanüül. Miks mulle tundub, et
me oleme alati kõige sitemates asjades esimesed. Fentanüül, nagu ka paljud teised ained, sünteesiti algselt meditsiinilistel eesmärkidel. Tänapäeval kasutatakse seda tugeva valu leevendamiseks ja narkoosiks, aga ka näiteks vähiravis. No mõni ime, et Eesti hakkas pärast sellise aine turule tulekut narkosurmades maailmarekordid püstitama. Kui 2017. aastal Vorobei jõuk tabati, arvas Eesti politsei, et tegu on lotovõiduga. Seda näitas ka üledoosidest põhjustatud surmade arv. Aastatel 2018 kuni 2021 jäid iga-aastased narkosurmad alla 40. Varasemalt olime rinda pistnud 2-3 korda suuremate arvudega. Ka iga-aastased reovee-uuringud näitasid, et oleme suutnud fentanüüli seljatada. Aga mis siis juhtus aastal 2022 ja miks ei kadunud probleem fentanüüli kuninga tabamisega? Vaata seda. Nii, võtad õhupalli, pigistad ühest kohast, siit, aga õhk jääb ikka siia sisse. Mida see tähendab? 2017. aastal tabati Eesti üks suurimaid fentanüüli võrgustikke. Politsei katkestas pakkumise, aga inimesed, kes tarvitasid, jäid ju alles. Meil oli hulk inimesi, kes olid harjunud tarvitama fentanüüli, aga siis pani politsei selle poe kinni. Aga mida sõltlased siis selles olukorras tegema peaks? Lihtsalt maha jätma või? Inimesed ei jäta naljalt isegi suitsetamist maha, rääkimata siis opioididest. Ja selles ongi probleem. Turg ei jää kunagi tühjaks. Seni, kuni on ostjaid, on ka müüjaid. Kui kadus heroiin, tuli fentanüül. Kui fentanüül kadus, siis tulid muidugi uued sünteetilised opioidid. Seega Vorobei tabamine oli küll lotovõit, aga mitte ainult politseile. Fentanüüli kaotamisega Eestis loodi maailma keemiatööstusele ideaalsed tingimused uute ja veelgi kangemate ainete turule toomiseks. Loodus tühja kohta ei salli ja nõudlus jääb. Aga sellegi poolest suudeti hoida narkosurmad madalal aastatel 2018 kuni 2021 põhiliselt tänu sellele, et meil ei olnud sünteetilist opioidi turul. Aga fentanüülipoe sulgemine ei olnud ainuke põhjus, miks surmade hulk sel ajal madalale läks. Et see oligi niisugune kahene, võib-olla isegi öelda kolmene võit, et üks oli see kuritegeliku võrgustiku lammutamine, üks oli siis see Hiina seadusandlus, mis seda globaalset tausta andis. Kõik, mis Hiina teeb oma ainete ja prekursorite bännimisega, et see on tegelikult see, mis mõjutab seda Euroopa turgu. Pluss narkosurmade puhul veel see, et see naloksooni, koju antava naloksooni programm jõudis siis nii-öelda oma piigini sellel hetkel, Ja nalokson on ravim, mis blokib teatud narkootikumide mõju, aga selle kasutamiseks peab läbima koolituse. Tere tulemast nitaseenide ja orfiinide süstimise ajastusse. Kui heroiin kõlab juba nii jubedalt, et tahaks ära joosta ja fentanüül võib olla heroiinist 10 kordi tugevam, siis nitaseenid ja orfiinid võivad olla heroiinist juba 100 kordi tugevamad. Ehk iga uus laine vajab palju väiksemat kogust, et anda sama mõju. Aga kellele see hea on, kui sama laksu saamiseks on vaja palju vähem ainet, siis on seda ka palju lihtsam smuugeldada. Kahjuks on kangemad ained ka palju ohtlikumad tarvitajatele. Ainete tarvitamisel, mille täpse doosi valimiseks käivad asjad milligrammides, on väga lihtne puusse panna. Ka nitaseenid loodi algselt meditsiinilistel eesmärkidel, valuvaigistitena, aga leiti, et nad on liiga tugevad ja liiga kõrge üledoosi riskiga, et neid kasutusele võtta. See tähendab, et isegi kontrollitult
oli keeruline nii tugeva ainega ümber käia. Lisaks, kuna pilt on nii kirju, siis muutusid aastast 2017 ainete tänavanimed üldisteks. Öeldakse lihtsalt liha, raske ja kõva. Nii nagu inimesed surid 20 aastat tagasi fentanüüli üledoosi, arvates, et nad tarbivad heroiini, surevad inimesed praegu, sest nad ei tea, milline opioid parasjagu turul on ja mis on selle aine kontsentratsioon. Kui halvasti meil tegelikult läheb? Alates 2022. aastast oleme maadelnud umbes 100 surmaga aastas. Seda on väikse riigi kohta väga palju ja seepärast teeme endiselt silmad ette teistele Euroopa riikidele. 2024. aastal suri Eestis üledoosi täpselt 100 inimest. Isegi liiklusõnnetustes sureb poole vähem inimesi. Samal aastal suri üledoosi Lätis 77 ja Leedus 80 inimest. Eestis suri peaaegu 5 korda rohkem inimesi kui Euroopa Liidu riikides keskmiselt. Aastast 2022 on sünteetilised opioidid põhiliseks probleemiks. Pooled üledoosidest on tingitud just nende tarvitamisest. Aga kuna pilt on läinud kirjumaks, siis surrakse ka teiste ainete ja segatarvitamise tõttu ning aina rohkem otsitakse abi sõltuvushäiretega noortele. Jõudsalt on kasvanud ka näiteks kokaiini põhjustatud üledoosi surmade arv. Peamised murelapsed Eestis on hetkel nitaseinid, mille tõttu kaotasime eelmisel aastal 8 inimest ja orfiinid, mis tapsid 10 inimest. Kui teha väike sissevaade ka üleüldisesse tarvitamise pilti, siis 2025. aasta süstlajääkide uuringud näitavad, et põhiline süstitav aine Eestis on amfetamiin, mis on olnud esikohal juba aastaid. Süstitavatest uimastitest on kõige suuremad hüpped teinud aga ülitugev karfentanüül ja katinoon alfa PVP. Ja tähelepanu. Karfentanüül on tagasi ja on võtnud sel aastal juba mitu inimelu. Aga tegelikult ei ole asi ainult surmades. Ainuüksi Tallinnas saab kiirabi umbes 500 väljakutset seoses üledoosiga aastas. See tähendab, et kiirabi kihutab keskmiselt vähemalt korra päevas mõnd üledoosi saanud inimest päästma, üsna tihti isegi 2 korda päevas. Ja Eesti pole tegelikult kuulus mitte ainult rohkete surmajuhtumite poolest, vaid Balti regiooni ja seejuures eriti Eestit tuntakse kui Euroopa katsepolügooni ehk kohta, mille pealt ennustavad teised riigid, millised narkootikumid järgmisena turule tulevad. See on üks müstiline küsimus, millele mul ei ole mõistlikku vastust. Mis nii-öelda elevant keset tuba, et miks Eesti on eriline? Miks on just Eesti see katsepolügoon? On see Venemaa lähedus? On meil agaramad, innovatiivsemad, kuritegelikud jõugud kui mujal? Halb kliima? Sitt tuju? Või on see puhtalt juhus? Selgelt ühest vastust ma ei oska praegu anda, et miks see niimoodi juhtunud on. Sellele ei tea keegi täpset vastust. Veel. Siin meil veel hüpoteese sellisel kujul ei ole. Me sooviks seda teha kvalitatiivse uuringuna. Me peame neid oma mõtteid kõigepealt kontrollima. Aga üks hea uudis on see, et riiklik eesmärk on viia aastaks 2030 narkosurmad 0. Kuigi aastast 2022 oleme püsinud umbes 100 surma aastas kursil. Kõik teavad, et see on utoopiline sellepärast, et 0 on see, et kuskil ei saa olla seda 0 isegi, kui sünteetilisi opioide ei ole. Ja tegelikult, et miks see sinna sellisel kujul läks, see on selline taustafilosoofia, et väike Eesti riik ei saa tegelikult lubada narkosurmadele mitte ühtegi inimelu. Lisaks, riik ei püüa mitte ainult kurjategijaid trellide taha panna, vaid ka kahjusid vähendada, mis on ju tore. Nii koolitatakse järjest rohkem tarvitajaid, nende lähedasi ja spetsialiste juba mainitud naloksooniga ümber käima. Aastast 2025 võeti vastu hea samariitlase akt, mille alusel ei karistata uimastitest põhjustatud tervisemure tekkimisel abi kutsujatega vajajat uimastite tarvitamise ja väikeses koguses aine omamise eest. Lisaks
saab Eestis nüüd tarvitamisjärgselt oma aineid testida, et saada teada, millega siis ikkagi tegu oli. Ja mida Eesti veel teinud ei ole, aga me liigume teiste riikide eeskujul sellel kursil, on esiteks ohutuma tarvitamise kabinetid, mis on järelevalvega ja puhaste süstaldega ruumid manustamiseks. Teiseks, tarvitamiseelne testimine. Kolmandaks, safe supply, mille puhul saad retsepti alusel tarbida kontrollitud ja seega ka ohutumaid uimasteid. Ütleme niimoodi, meie ravisüsteemis on nii palju teisi auke ja vajadusi, mida on vaja teha ja lahendada, et meil hetkel ei ole isegi sellisele, võtame siis näite pereisale, kes leitakse korduvalt kokaiini joobes roolist ja kellel on lapsed taga autoistmel, et see on politsei peaaegu iga päev, et meil ei ole isegi sellele inimesele korralikke raviteenuseid pakkuda. No hästi. Tähendab, ei ole üldse hästi. Halvasti on. Aastaks 2030 plaanime peatada kõik narkosurmad. Lisaks püüame üle minna 100% eestikeelsele haridusele, millest rääkisin oma eelmises videos. Kas nendest plaanidest ka asja on saanud? Võtame ette saate järgmises osas. Aastal 2030. Pealt nägemiseni.